Suur tänu, aitäh. Head daamid ja härrad, kolleegid Eestist, Liechtensteinist, Leedust ja loomulikult Lätist, kellele on eriti hea meel soovida õnne edu puhul jäähoki maailmameistrivõistlustel. Teeb kadedaks ja nüüd ma tahakski arutleda, kas peaksime lätlasi kadestama ka sellepärast, et neil on tõupuhas ehtne Kelseni tüüpi põhiseaduskohus omade eripäradega, nagu me kuulsime. Või võiksime olla rahul ka oma selle veidi segaverelise ristatud mudeliga, mis seob oma vahel Mandri-Euroopa ehk Kelseni traditsiooni ja ka Anglo-Ameerika mudeli mõningaid elemente. Ja nagu hea moderaator Rait juba üldise ülevaate andis, siis tõepoolest Eesti põhiseaduse järelevalve peamiseks jooneks on see, et meil on põhiseaduse järelevalve kohtuks Riigikohus, mis ühtlasi täidab riigi kõrgema kohtu, ülemkohtu funktsioone. Ja selle üle võib nüüd diskuteerida, kui palju meil seda individuaalkaebust on, aga igal juhul on Riigikohus selle esitamisele seadnud märkimisväärsed piirangud. Üks või paar täpsustust veel, et mind valesti ei mõistetaks. Kuigi ma kutsun üles säilitama Eesti põhiseaduslikkuse järelevalve tänast põhimudelit nüüd lähituleviku jaoks, ma ei taha sellega teistpidi kuidagi kritiseerida teiste riikide kogemusi või nende välja kujunenud mudeleid. Eraldi põhiseaduskohus ja ka otsekaebus põhiseaduskohtusse ei ole midagi põhimõtteliselt sobimatut, aga ma leian, et tänasel Eesti mudelil ei ole selliseid vigu, mida peaks nüüd selle puhtakujulise Kelseni kohtu loomisega parandama. Ja on ilmselge, et põhiseaduse järelevalve, et ma pean nii õigusriigi kui ka demokraatia toimimiseks vajalikuks ja minu meelest ei saa demokraatiat olla ilma vabadusteta. Nii et igasugune illiberaalne või mis see sõna on, demokraatia minu jaoks ei ole võimalik, see oleks orjade demokraatia, aga ori ei saa olla see, kes tegelikult suudab poliitilist võimu rahva kui aktiivkodanikkonna liikmena kanda. Kõigele vaatamata, meie mudeli eripäradele vaatamata on domineerivad Eesti süsteemis ikkagi Mandri-Euroopa põhiseaduslikkuse järelevalve mudeli tunnused, nagu ka Priit Pikamäe on hiljuti põhiseaduse kommentaaris rõhutanud. Meie süsteem on just nimelt tsentraliseeritud, sest seaduste ja muude üldiste õigusaktide kehtetuks tunnistamise pädevus on ainult Riigikohtul. Teised kohtud võivad põhiseaduslikkuse järelevalve menetluse algatada, aga nende hinnang seaduse põhiseadusvastasuse kohta on üksnes esialgne, sellel puudub menetlusülene mõju. Ja hajutatud mudelist ei anna alust rääkida ka asjaolu, et otsekaebuse asemel tuleb õiguskaitse taotlejal esmalt pöörduda esimese astme kohtusse, maa- või halduskohtusse. Et see on niimoodi ka paljudes teistes riikides, näiteks Saksamaal, kus on eraldi põhiseaduskohus, ka seal
on individuaalkaebus subsidiaarne, see tähendab, enne peavad olema teised õiguskaitsevahendid ammendatud. Riigikohus on ka tugev põhiseaduskohus oma tüübilt. Tema otsustel on kõigi jaoks siduv ehk erga omnes toime. Kui vaja, kõrvaldab Riigikohus seaduse kehtivuse ka tagasiulatuvalt ja ükski institutsioon, kaasa arvatud parlament, ei saa Riigikohtu otsust ümber vaadata. Riigikohus lahendab põhiseaduse järelevalve asju spetsiaalses menetluskorras, kas eraldi põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumis või üldkogus. On tõsi samas, et kohtunikud, kes Riigikohtus põhiseaduslikkuse järelevalve asju lahendavad, teevad ka muud tööd, nad lahendavad kassatsioonkaebusi tsiviil-, kriminaal- ja haldusvaidlustes. Ma ei jaga Kelseni ja Carl Schmittiga seostatud seisukohti, et tõeline õigusriik saab võrsuda ainult põhiseaduskohtu ja üldkohtusüsteemi väga rangest lahutatusest. Ei ole ju Natsi-Venemaa tänu eraldi põhiseaduskohtule sugugi rohkem õigusriik kui Soome, Holland või Iirimaa. Ja ma ei oska midagi halba näha selles, et tugeva riigiõigusliku ettevalmistusega põhiseaduskohtunikel on samaaegselt olemas ulatuslikud ja parimad võimalikud teadmised mõnest muust õigusvaldkonnast veel, ennekõike siis tsiviil-, karistus- või haldusõigusest. Sellest, et põhiseaduse järgi Riigikohus on ühtlasi põhiseaduslikkuse järelevalve kohus, ei järeldu vähimalgi määral, et põhiseaduslikkuse järelevalve peaks Riigikohtus olema tagaplaanil. Ka teiste Riigikohtu kolleegiumide töö on väga tugevalt seotud põhiseadusega, on konstitutsionaliseeritud. Lugesin eile kokku, eilse seisuga on Riigikohus viidanud 986 haldusasjas põhiseadusele, 691 tsiviilasjas ja 598 süüteoasjas. Nii et enam kui 4 saame korrutada eelnevalt kõlanud arvu, mis oli vist umbes 600, mis käsitles nüüd kitsas vaates põhiseaduslikkuse järelevalve asju. Ka nendes asjades on sügavuti Riigikohus põhiseaduslikke teemasid lahanud. Võime vaielda lõpptulemuse üle, mis puudutas Eesti Ekspressi ajakirjanikega seotud trahviasja, kas see lõpptulemus meile meeldib või mitte, aga Riigikohus minu meelest siiski üsna põhjalikult lahkas ajakirjandusvabaduse ja süütuse presumptsiooni põrkumise probleemi. Põhiseaduslikud vaidlused, eriti need, mis haakuvad põhiõigustega, on ülekaalukalt alati seotud mingi konkreetsema õigusvaldkonnaga, tihti ka Euroopa Liidu asjaomaste õigusaktidega. Ja ohtlikud ei saa siin olla mitte kohtunike mitmekesised õigusteadmised või kogemused, vaid nende lüngad ja teadmiste puudumine. Ka siis, kui mõni kohtunik peaks liiga kapselduma nii-öelda puhtasse riigiõigusesse, võib tekkida oht, et talle jäävad tähelepanuta lihtseadustesse peidetud
põhiseaduslikud probleemid. Nende üles leidmiseks on vaja ettekujutust ja häid teadmisi nii-öelda tavalisest õigusest. Ja siin ei taha ma sugugi väita, et ühegi spetsialiseerunud põhiseaduskohtuga riigi põhiseaduskohtunike muud õigusalased teadmised oleks kehvapoolsed. Ma väidan, et teadmiste mitmekesisus ei saa kellelegi kahjuks tulla. Olen selles osas nõus hea kolleegi Paloma Krõõtu-Paiga, et seotus juriidilise meetodiga legitimeerib ka põhiseaduskohtu tööd ja aitab tõrjuda poliitilisi rünnakuid. Seepärast oleksin väga ettevaatlik avaldustes, et põhiseaduskohtunikud vajavad juriidilise ekspertiisi asemel hoopis erilist maailmavaatelist tunnetust või mingit muust jurisprudentsist totaalselt erinevat metoodikat. Ilmavaatelised kaalumised peaksid juriidilise kaalumispati asemel toimumagi mitte kohtus, vaid parlamendis. Süvapoliitilistes küsimustes, mida ei saa õiguslikult lahata näiteks proportsionaalsuse testi abil, peakski kohus olema vaoshoitud ja mitte püüdma seal hinnangute andmist viigilehena varjata mingisuguse salapärase põhiseadusliku nõiakunsti taha. Põhiseaduslikkuse järelevalve dogmaatikat ja metoodikat peavad tegelikult valdama kõigi astmete kohtunikud, kes tegelevad isikute õiguste kaitsega. Kõik Eesti kohtunikud on andnud tõotuse jääda ustavaks põhiseadusele. Eraldi põhiseaduskohus võib tänastes Eesti oludes ühtse riigikohtuga võrreldes sattuda palju kergemini poliitilise tõmbetuule kätte, sest enamik seal lahendatavaid kohtuasju oleks väga tugeva maailmavaatelise laenguga. Praegu hajuvad teravad konfliktid klassikaliste ja argisemate kohtuasjade vahele ära. Avalikkus ei seosta tänast riigikohut ainult kõige polariseerivamate juhtumitega nagu samasooliste abielud, abort või minu poolest elektroonilised valimised. Seevastu eraldi kohtuliikmete ametisse nimetamisel oleks parteipoliitiline võitlus palju tõenäolisem ja seda tulisem, mida laiemad volitused kohtule anda. Ja kõneleksingi nüüd võimalikust volituste laiendamisest kahest aspektist. Alustaksin opositsiooni kaebe võimaluste võimalikust laiendamisest ja jätkaksin individuaalkaebustega. Opositsiooni algatusõigus on viimastel nädalatel Eestis olnud aktuaalne teema. Paraku kiputakse siin segi ajama kahte täiesti sootuks erinevat nähtust. Opositsioonisaadiku õiguste rikkumine ja vähemuse alla jäämine Riigikogus seaduseelnõude hääletustel. Riigikogu opositsioonile peab kohtulik kaitse olema tagatud rahvasaadiku mandaadi tuumikusse kuuluvate protseduuriliste garantiide rikkumisel. See nõue on kehtivas põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses täidetud, mida Riigikohus selgitas mõni aeg tagasi Sibula kaasuses, mis käsitles Riigikogu otsust minna üle kaugtöö tingimustele koroonapandeemia ajal. Riigikohus rõhutas, et vaidlustada peab saama
just nimelt parlamendi liikme volituste mandaadi tuuma kuuluvaid küsimusi, mitte mis tahes väikest protseduurilist nüanssi parlamendi menetluses. See piirang on vajalik nii parlamendi töö toimimise tagamiseks kui ka selleks, et mitte lämmatada Riigikohut võimalike kaebustega. Seevastu opositsiooni kaebeõigust Riigikogus vastu võetud seaduste peale ei saa tuletada Riigikogu liikme volitustest talle valijate poolt antud mandaadist, kui seda koledat sõna võib ikkagi kasutada. Riigikogu liikme volitused ei hõlma vähemuse vetoõigust seaduste suhtes. Vähemuse allajäämine enamusele on demokraatia tuum, mitte varjukülg. Kui parlamendis vastu võetud seadus on põhiseadusvastane, siis ei vaja parlamendi opositsioon kohtulikku kaitset enamuse türannia eest, vaid seda väärivad need isikud, kelle õigusi seadus piirab. Ja paraku ei ole mul usku, et opositsiooni kaebeõigus oleks hea alternatiiv obstruktsioonile või aitaks seda ära hoida. Opositsiooni kaebeõigus viiks maailmavaateliste küsimuste otsustamise parlamendist välja, selle asemel oleks meil tarvis head hüva nõu, kuidas nügida parlamendi erinevaid fraktsioone suuremale koostööle ja kompromissi valmidusele. Kohtumõistmine paraku sarnaselt rahvahääletusele ei aita kaasa huvigruppide lepitamisele. Pärast kohtumenetlust saab võitja taguda rusikaga rinnale, kaotaja aga käib edasi rusikas taskus. Obstruktsiooni ärahoidmiseks on tarvis toimivat ja tasakaalustatud parlamendi kodukorda, mis võimaldaks opositsioonil tõmmata enda argumentidele avalikkuse tähelepanu, kuid ei blokeeriks parlamendi tööd täielikult. Opositsiooni algatatavad abstraktse normikontrolli asjad oleks võrreldes konkreetse normikontrolliga märksa poliitilisema iseloomuga, sest puuduvad elulise kaasuse tehiolud, mis lähendaks põhiseaduslikkuse järelevalve vaidlust tavapärastele kohtuasjadele. Kui anda kohtuasjade algatamise õigus veel ka erakondadele, tajub ühiskond kohtuvaidlust õigustatult poliitilise võitluse jätkuna ning põhiseaduskohut kaevikusõja tandrina. Kolleeg Juhan Sarv on põhjendatult hoiatanud, et vaoshoituse, see tähendab taotluse rahuldamata jätmise korral, tuleb arvestada opositsiooni süüdistustega, et kohus ei kaitse põhiseadust piisavalt. Nii juhtus see Euroopa stabiilsusmehhanismi otsuse järel. Sama võib väita nakkushaiguste tõrje seaduse vaidluse järel esitatud arvamuste kohta. Seaduse kehtetuks tunnistamise korral süüdistavad seadust toetanud jõud kohut aktivismis ja poliitikasse sekkumises. Ei ole minu arvates hea, kui üks või teine segment ühiskonnast on kohtu suhtes pidevalt agressiivselt rahulolematu. Sellele võivad järgneda üleskutsed justiitsreformiks, kohtunike otsevalimiseks, ametaja piiramiseks või rahva tahtele allutamiseks, et mitte öelda peade veeretamiseks. Need stsenaariumid aga tähendaks realiseerumise korral sõltumatu õigusemõistmise lõppu. See ei ole paranoia, vaid kisendav reaalsus Poola, Ungari ja Iisraeli näitel täna.
Võimalik, et tulemuseks on stabiilne süsteem nagu Lätis, aga võib minna ka kehvemini. Kas seda riski tasub võtta? Nüüd individuaalkaebusest. Kas Eestil on vaja? Teatavasti tunnistas Riigikohus 2003. aastal lahendatud juhtumis lubatavaks kinnipeetava avalduse vangistusest vabastamiseks ning selgitas seal ka otsekaebuse esitamise piiratud võimalusi. Kõik hilisemad selletaolised katsed on jäänud tagajärjeta, sest avaldajate käsutuses on olnud niigi piisavalt tõhusad õiguskaitsevahendid maa- ja halduskohtutes. See on täiesti ootuspärane, sest Eesti maa- ja halduskohtute pädevused ja volitused on külluslikud, kui mitte luksuslikud, tagavad õiguste lünkadeta kaitse. Nende kohtute nii-öelda kinnipüüdvad pädevused ei saa põhimõtteliselt jätta õiguskaitsesüsteemi auke. On pädeva kohtu mure, kui sinna on isik pöördunud, selgitada isikule, millise nõudega ta oma õigusi saaks tõhusalt kaitsta. Kui selline nõue või instrument pädevas kohtus tõepoolest puudub, tuleb maa- või halduskohtul algatada põhiseaduslikkuse järelevalve menetlus lünkliku menetlusseaduse suhtes. Edasikaebuste kaudu on puudutatud isikul siis alati võimalik lõpuks jõuda ka Riigikohtusse, kui varasemad kohtuastmed ei ole olnud oma ülesannete kõrgusel. Ka edasikaebamiseks on Eestis võimalused avarad. Samuti jõustunud kohtu või lõppenud kohtuasjade taasavamiseks. Täiendava kaebevõimaluse loomine kohtulahendite peale esitatava põhiseaduskaebuse näol ei annaks siin midagi sisulist juurde. See muutuks meie oludes vaid 4. kohtuastmeks ehk dubleerivaks superkassatsiooniks. Kohtumenetlusi, eriti suurte kriminaalasjade, aga ka olulise mõjuga infrastruktuuri objekte puudutavate halduskaebuste arutamist tuleb Eestis ilmselgelt kiirendada, mitte luua menetlust venitavaid lisaastmeid. Riigi kõrgem kohus peab suutma vähemalt jämedad ja põhimõttelised põhiseaduse rikkumised ise enda menetluses, kassatsioonimenetluses kõrvaldada ja loomulikult nendest ka ise hoiduda. Olukorrad, kus Riigikohtu otsuse põhiseaduspärasus on kõigest hinnanguline, piiripealne või vaieldav, ei vaja aga teistkordset ümberhindamist. Kohtuotsuse üle saab alati jäädagi vaidlema. Kuid pelgalt leppimatus Riigi kõrgema kohtu lõpliku lahendiga ei näita õiguskaitse lünki. Lõpetuseks möönan siiski, et on eksootilisemaid olukordi, kuhu võiks paigutada ka kolleeg Neimannise ja Jaanise näite, kus isiku õigusi kitsendab mõni seadus nii-öelda ise rakenduvalt, mis ei vaja riive tekkimiseks ei mingit haldusakti ega muud toimingut. Ka siin on täna tegelikult kaitsevahendid küllalt tõhusalt olemas. Preventiivsete kaebuste näol on need tuvastamisnõuded või keelamisnõuded, mida kohtupraktikas on tõsi küll vähearvuliste näidete näol, kuid need ongi erandlikud olukorrad. Siin annaks neid preventiivseid kaebusi just nimelt esimeses kohtuastmes haldus- või
maakohtutes paremini menetlusseadustes välja joonistada, võib-olla ka paremaid selgitusi anda kohtupraktikas. Me ei pea sellepärast nüüd mingi massilist kaebamise võimalust looma Riigikohtusse, vähemasti siis tänaseid piiratud võimalusi, mida Riigikohus on jätnud, avaramaks muutma. Sellega ma lõpetan. Tänan kannatlikkuse eest ja ära kuulamast. Aitäh! Nagu me nägime, Eesti süsteem on luksuslik ja külluslik ja vist midagi muuta ei vaja, aga üks küsimus võib-olla siiski. Jah, Madis, palun. Aitäh, Ivo. Ei saanud istuma jääda. Kui sa lubad, ma noriks natuke su pealkirja kallal algatuseks. Et ma arvan, et siin on, et see jutt on ju, see küsimus on selles, on põhiõiguste kaitses. Et kas see tõupuhtus on siin päris õige mõte? Ma ei suutnud seda oma mõisteaparaadis kuhugile lihtsalt liigitada, võib-olla ma eksin. Aga küsimus on selles, et kuidas see nii-öelda see äraütlemine või absage saksa keeles, et illiberaalsele riigile ja see järgnev jutt kokku lähevad. Ehk siis, et millist konkreetset õigusnõu sa annad Eesti kohtunikule efektiivse õiguskaitse meetme osas, kes tahaks astuda erakonda? Aitäh! Aitäh! On üks variant, aga nagu ma nimetasin, külluslikud kui mitte luksuslikud. Et see on võrdluses paljude teiste riikidega, kus ei ole see õiguskaitsevahendite kataloog sugugi nii rikkalik kui meil. Kuu aega tagasi Lätis arutlesime selle üle, kuidas siis täitevvõimu menetluste venimise ja haldusorganite tegevusetuse korral, mõnda planeeringut lihtsalt ei menetleta, kuidas siis õiguskaitse tagada. Ja kolleegid olid suures hädas, kuidas seda siis, kuhu alla see paigutada, kas lugeda planeeringu kehtestamiseks keeldumiseks või planeeringu väljaandmiseks koguni niimoodi õiguslikult, fiktiivselt, sest neil ei ole sellise situatsiooni kohta kaebevõimalust nii mõneski riigis. Küsimus oli erakond astumisest, mitte planeeringust. Meil on selline võimalus olemas halduskohtus ja ei pea seda kuidagi suruma jõuga kusagile kanalisse, saab tegevusetuse vaidlustada. Ja samamoodi on olemas tuvastamiskaebus, mille abil saadki poliitikasse kibelev kohtunik paluda halduskohtul kindlaks teha enda õiguse kohtusse minna. Ja loomulikult vajab siin siis nüüd see demokraatiast täit rõõmu tundu sooviv kohtunik või selle kohtuniku õiguste kaitsmine ka põhiseaduskohtu abi. Nii et minu mõte ei ole panna mitte teed lõplikult kinni põhiseaduskohtusse, vaid tekitada sinna üks vahefilter, mis aitab vältida Riigikohtu ülekoormamist. Nii, ma natukene kasutan oma positsiooni moderaatorina ja aitäh praeguseks. Me peame rakendama võrdset kohtlemist ja meil on üks
esineja veel, Martin Triipan, vandeadvokaat, advokaadibüroo LX Partner, kes räägib meile menetlusosalise tähelepanekuid põhiseaduslikkuse järelevalvest. Nii, palun.